Issand, ava mu huuled, et mu suu kuulutaks sinu kiidetavust. Jumal, tõtta mind päästma. Issand, rutta mulle appi. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Nõnda, kui alguses oli, nüüdki on ja jääb, igavesest ajast igavesti. Aamen. Rahvad, kuulge Issanda sõna ja kuulutage kaugetel saartel ning öelge, tema, kes pillutas Iisraeli, kogub ja hoiab teda nagu karjane oma karja. Sest Issand lunastab Jaakobi ja vabastab tema selle käest, kes on temast vägevam. Ja nad tulevad ning hõiskavad Sioni kõrgendikul. Nad säravad rõõmust Issanda headuse pärast, vilja ja veini ja õli pärast, noorte lammaste, kitsede ja veiste pärast. Nende hing on nagu kastetud rohuaed ja nad ei närbu enam. Siis neitsid rõõmutsevad tantsides ning noorukid ja raugad üheskoos. Ma muudan nende leina rõõmuks. Ma trööstin ja rõõmustan neid pärast kurvastust. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Nõnda, kui alguses oli, nüüdki on ja jääb, igavesest ajast igavesti. Aamen. Lugemine Püha Johannese evangeeliumi 11. peatükist. Nüüd hakkasid Jeesusesse uskuma paljud juudid, kes olid tulnud Maarja juurde ja näinud, mis ta oli teinud. Aga mõned neist läksid variseride juurde ja teatasid neile, mis Jeesus oli teinud. Seepeale kutsusid ülempreestrid ja variserid kokku suurkohtu koosoleku ja ütlesid, mis me teeme? See inimene teeb palju tunnustähti. Kui me jätame ta rahule, hakkavad kõik temasse uskuma ning siis tulevad roomlased ja võtavad ära nii meie püha paiga kui ka rahva. Aga üks neist, Kaifas, kes oli tolle aasta ülempreester, ütles neile, teie ei tea mitte midagi ega mõtle, et teile on parem, et üks inimene sureb rahva eest, kui et kogu rahvas hukkub. Aga seda ta ei öelnud iseenesest, vaid tolle aasta ülempreestrina kuulutas prohvetlikult, et Jeesusel tuleb surra rahva eest. Aga Jeesus ei pidanud surema üksnes selle rahva eest, vaid et koguda ka hajali elavaid Jumala lapsi ühte kokku. Sellest päevast peale võtsid nad siis nõuks Jeesus ära tappa. Nüüd ei käinud Jeesus enam juutide keskel avalikult, vaid läks sealt ära kõrbe lähedasse paika, Efraimi nimelisse linna ning viibis seal koos jüngritega. Aga juutide paasapühad olid ligi ning maalt läksid paljud üles Jeruusalemma end paasapühade jaoks puhastama. Siis nad otsisid Jeesust ja pärisid pühakojas seistes üksteiselt. Mis te arvate? Vaevalt ta tuleb pühadeks. See on püha evangeelium. Kiitus olgu sulle, Kristus. Kuuldud kirjakohale Johannese evangeeliumist eelneb kirjeldus Laatsaruse surnust ülesäratamisest. See oligi see tegu, mille tõttu, nagu kuulsime, hakkasid Jeesusesse uskuma paljud juudid, kes olid tulnud Maarja juurde ja näinud, mis ta oli teinud. Imetegu, mille Jeesus tegi, annab meile tunnistust sellest, et Jumal ei taha inimese surma. Vastupidi, ta saadab oma poja meie eest surma,
et meie seeläbi igavesti võiksime elada. Praegu elame paastuajas enne ülestõusmispühi. Kiriku aastal on oma rütm ja praegune aeg on mõeldud meile enese sisse vaatamiseks, oma elu analüüsimiseks. Me saame mõtiskleda, me saame jõuda meeleparanduseni, et end seeläbi saabuvateks pühadeks ette valmistada ja siis sisemiselt muutununa, puhtamana minna vastu neile rõõmupühadele, tänades Jumalat tema imelise teo, Jeesuse surnust ülestõusmise ja seeläbi ka meile igavese elutee avamise eest ning paludes tema jätkuvat armurikast ligiolu meie kõigi ellu. Ja me palvetame, Issand Jeesus, tule meie südamesse, too tulles meile armu ja rahu, aita meid, sest see maailm on täis rahutust, kadedust ja viha, mis jätab meid tühjusesse ja võib võtta meilt lootuse. Pane meie sisse nälg ja igatsus sinu sõna ja sinu armu järele. Toida meid taevaleivaga, kes sa koos Isaga püha vaimu ühtsuses elad ja valitsed igavesest ajast igavesti. Ja palvetagem üheskoos, nagu meie õnnistegija Jeesus Kristus on õpetanud. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ülistagem Issandat. Tänu olgu Jumalale. Issand, õnnistagu meid, hoidku meid kõigest kurjast ja juhtigu igavesse ellu. Aamen.